Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. Möllasku ja vahutagu veed, värisegu mäed tema ülevusest. Seela. Vägede issand on meiega. Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Seela. Sellepärast kiida mu hing issandat ja laulge talle uus laul, sest ta on teinud imeasju. Hõisake issandale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale. Mängige issandale kandle ja laulude häälega, trompetite ja pasunate häälega. Hõisake kuningas issanda ees. Aamen. Armsad sõbrad, oleme kogunenud, et tähistada Seela 55 aasta tegutsemist. Aeg on läinud edasi. Tol korral olime 55 aastat nooremad. Nõukogude võim oli alustanud kõva ateistlikku propagandat, noortetöö oli keelatud ja kirikutes oli noori jäänud üsnagi väheks. Kõikide hinges oli, kuidas noored saada tagasi pühakodadesse. Ja siis olid Jaanus ja Anne, kes alustasid veidi uuema muusikaga. Enn Jürgenson sai kampa võetud, selgus, et klaverimängijat on vaja, Ülle võeti ka kampa ja siis hakkasid tulema teised. Ja tulid ja neid on Seelast vast 100 inimest erineval viisil läbi käinud. Seela on saanud metodisti kiriku teatud möödaks selliseks sümboliks ja märgiks. Olgu küll, et Seela oli avatud meelega ja kõikide jaoks oli seal ruumi. Täna mõtleme tänuga kõigile nendele päevadele. Me algame tänast tänuõhtut Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel ja me tõuseme ja palvetame. Issand, me ülendame oma südamed sinu poole. Sinu nimel oleme täna siia kokku tulnud, aga sinu nimel alustas Seela oma tegutsemist ja sinu nimel on alati kogunetud ja sinu nime kõrgeks kiidetud. Issand, ja nüüd me ootame sinu õnnistust ja sinu lähedalolu. Ole ise meie keskel ja luba, et see 55-aastane külv, mis on juba hääd vilja kandnud, võiks koguda sinu aitadesse veel rikkaliku saagi. Issand, õnnista kuulutustööd, mida tehakse selle laulurühma kaudu, õnnista kuulutustööd, mida tehakse siin pühakojas ja õnnista meid kõiki ka tänasel päeval oma nime kiituseks ja luba, et me võiksime olla tööriistad ja kasutatavad sinu käes ka tulevikupäevades. Seda me palume Jeesuse nimel.
aamen. Et veidi meenutada kõike seda, mis on käidud, selleks on abiks meile slaidid ja Pille. Pille, ole hea ja slaidid hakkavad varsti liikuma. Kuigi Seela ajalugu on tegelikult paraku kirjutamata, leidub Eesti Metodisti Kiriku ajakirjas Koduteel mõningaid artikleid lugemiseks, näiteks kui me 30. tähistasime ja siis, kui me ka 40. tähistasime. Et tõesti, 55 aastat on suhteliselt pikk aeg ühe ansambli tegutsemisel. Minult küsiti mõni päev tagasi, miks 55? Kuhu jäi 50? Sain öelda, me tähistame boonusaastaid. Need 5 on aastad, mis meile on kingitud. Ja 2 ilusat numbrit kõrvuti ongi tänu põhjus. Ja seda me tahame tähistada. Kui sa oled täna tulnud siia, siis tõenäoliselt on sul mingisugune kokkupuude ansamblit tegemiste ja inimestega ju olemas. Kui sa ka ei tea sellest eriti palju, aga tahaksid enam teada, siis aasta 1968 oli see, kui Tallinna Metodisti kirikus hakkas tegutsema tolleaegse noortejuhi Jaanus Kärneri poolt loodud esimene gospelansambel Eestis ja kogu Nõukogude Liidus. Alustati mitmehäälsete spirituaalide laulmisega, millele siis hiljem lisandusid erinevad muusikainstrumendid. Kitarri kasutuselevõtt 70. alguses tekitas algul palju kirikusisest kära, sest seda pilli ei peetud ju õigeks, et sellel kirikus võiks mängida. Sellise noortepärase pilli kirikusse toomise järel astuti järgmine ülijulge samm, võttes kirikus kasutusele trummid. See tekitas kiriku vanemas kuulajaskonnas veel rohkem meelehärmi, rääkimata mikrofonidest ja detsibellidest. Kuid sellega harjuti, sest sõnum lauludes oli see, mis kõnetas. Oma näolisus ja kaasaegsus tõi kirikusse palju noori, sest teist sellist elektriliste rütmipillidega ja tugevat võimendust kasutatavat noorteansamblit lihtsalt ei olnud. Mitmed aastad ilma nimeta tegutsenud ansambel sai Aleksander Kuuma soovitusel nimeks Seela. Kirikus toetati igati noorte aktiivset tegevust, mille tulemusena 1970. aastate alguses saavutas Seela töö haripunkti ja kasvaski üle eestiliseks vaimulikuks ärkamiseks. See levis ka paljudesse Eesti erinevatesse paikadesse ja samuti ka tolleaegsesse Nõukogude Liitu. Kuna Eestis toimunu oli kui magnet, mis tõi kokku noori nii Baltikumist kui ka suurelt Venemaalt. Üritusi korraldati ikka kellegi sünnipäeva või juubeli sildi varjus. Seela laulis Metodisti kiriku neljapäeva õhtustel noorteteenistustel, mis tõmbas ligi väga palju rahvast. Ning tihti oli Merepuiestee kirik nii rahvast täis, et inimesed pidid kuulama jumalateenistust väljast akna tagant. Leidus julgeid eestvedajaid, kes oskasid noori innustada ning ka vaimulikult suunata. Selline aktiivne tegevus tõi kaasa ka repressioone ja tagakiusu paljudele, kes olid otsustanud Kristust järgida ja kuulutada. Osa nendest pidid koolid pooleli jätma, teised ei saanud tööd oma vaadete tõttu ning oli ka juhtumeid, kus noored pandi kinnipidamiskohtadesse. Repertuaarist ka natukene need otsingud kestsid, sest nii viisi kuulati õhtuti Soome ja Rootsi raadiokanalitest vaimulikku muusikat, mida salvestati ebakvaliteetsete magnetofonidega. Arvet mainis mulle täna, ta terve päeva
kuulas neid ja siis kirjutas neid noote ja see oli see algus, sest et ju tegelikult midagi ei olnud. Hiljem kirjutati laulud lindi pealt maha ja otsiti ka tõlgid, kes laulusõnad eesti keelde tõlgiksid. Seela on valdavalt ainult laulnud eestikeelset muusikat. Kui suhted välismaailmaga süvenesid, oli võimalik saada laulunoote ka välismaalt ja neid siis kohandada meie oludele. Seela muusika oli omas ajas, kuid läänemaailmas oli kristlik muusika leidnud juba tee kirikutesse. Meie katsetasime kõike, mida välismaalt saadud lintide pealt kuuldi. Seetõttu ansamblil endal polnudki nagu võimalik otseselt kuhugi muusikalahtrisse liigitada. Nii Seela liikmed kui kõrvalseisjad ütlevad, et te olite teerajajad. Külastades erinevaid kohti Eestis tekkisid Seela eeskujul ka paljudes koguduste juurde noorte ansamblid, mis viljelesid tänapäevast gospelmuusikat. Jaanus Kärner emigreerus 80ndate keskpaigas ja alates 1982. aastast Seela tööd on juhtinud ja koordineerinud ansambli kauaaegne laulja Arvet Mägila, kes on hoolitsenud ka repertuaari eest, aga enam ei piirdu ansambli muusikavalis tõlgitud importlauludega, vaid sisaldab ka Eesti heliloojate loomingut. On käidud Norras, Soomes ja paljudes kirikutes kogudustes Eestimaal. Seelast on läbi käinud aastate jooksul vähema ja pikema perioodi vältel väga palju armsaid ja tegusaid inimesi. Ja paljud neist on leidnud oma vaimuliku kodu erinevates kirikutes, erinevates konfessioonides ja kuulutavad Jumala sõna ja Jumala armastust. Samas on toodud iga uus liige kaasa ka pisut oma stiili ja isikupära, kujundades sellega omakorda ansambli nägu. Osa tänastest lauljatest on olnud alguse juures. Olgugi, et koosseisud ja instrumendid on muutunud. Ja siis me võimegi küsida, kui noored te tegelikult ikka olete. Ja seda sõpruskonda, nagu teie siin kõik olete, lähedalt ja kaugelt kokku kutsudes me saame rõõmustada taas jälle nägemisest. Mis on see seesmine jõud ja vägi, mis on Seelat koos hoidnud ja toonud tänasesse päeva? See on vundament, millel on rajatud südame igatsusega jagada Jumala armastust. Täna kõlavadki teile läbi aegade meie jaoks armsaks saanud laulud ja suur rõõm muidugi meie jaoks on see, et me saame seda kõike teha koos bändiga. Meie oma poistega võiks ka öelda. Nii et mul on isiklikult väga hea meel kõike seda teiega jagada. Ma arvan, et teil oli päris huvitav vaadata ka neid slaide ja siis natukene võib-olla midagi jäi ka meelde. Nii et vot nii me oleme seal. Joel, Herbert, Anne, kõige kaugemad tänased külalised on tulnud Seela sündmusele Ameerikast. Nii et niuksed on sellised asjad, mis lähevad, aga muudku edasi ja me võime ainult rõõmu tunda. Seelal on alati olnud väärikad vaimulikud, kes on juhatanud neid ja kaitsnud neid kõikide ohtude eest, sest vanad vaimulikud teadsid, mida nõude hammaste vahele jäädes võib juhtuda ja jälgiti, et Seela oma uljuses üle piiri ei läheks. Täna tervitavad meid Olavi Pärnamets, aga me saame ka tervitusi veel üle maailma mitmelt poolt, Mehhikost ja Rootsist ja Austriast, aga nendega saame ise tuttavaks juba video vahendusel.
armastatud kristlik ansambel Seela. Tahan sulle soovida Jumala õnnistust, aga ühtlasi ka tänu tuua selle 55-aastase töö eest, mis sa oled teinud ka meie kirikus ja mujal. Soovida õnnistust ülempreester Aaroni õnnistussõnadega. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Hey, Seela, happy 55th anniversary from Dolly and me. I'm wearing my Estonia colors. Actually, you can't see my shorts, but they're, let's see, maybe you can. My shorts are black. I don't know if you can see them. My shirt is blue, and my hair is turning white. So I'm celebrating Estonia today, and I'm celebrating especially you guys and ladies. I remember the first time that I met anybody other than my friend Janis Karner. The first time I met any of you was actually at a wedding reception in Pirita at the little cafe that I think was about the only thing available in those days. It was 1980. And when I look back in the years, over the years, I remember so many little events that we were together in, secret prayer meetings over on Apteki Street, and different events that we had. I remember having a meeting one time with some of you guys where we had a deaf choir from Finland, we had Finnish, we had Estonian, we had Russian, we had English. So we had 5 languages going in one meeting, and who knows, whatever I said, by the time it got translated several times, whether or not it was even the same message. But those were the beginnings of very special and wonderful part of Dolly's in my life. And you're still part of our lives. I can recall over the years seeing different ones of you. When we got to go back, we haven't been back in a long time, of course. I think 2005 was probably the last time that we were able to be in Estonia. We're still going, though. I was just in Ukraine and Poland because of Ukrainian refugees in Poland. So we're still doing what we've always done, 55 years in ministry, for 54 years in ministry for us. You started the year before Living Sound started. You guys got a head start, but I'm glad that when we came along, we could help at least some in your lives. You guys have enriched our lives so much, and Dolly and I love you very much. We really want to thank you for all of your influence. I want you to give my love to everybody and anybody that you see. I so remember so fondly my second home away from home as Tallinn. Who knew it would be the most wireless Wi-Fi city in the world by now? Who knew Skype would be invented there? But more precious to me than Skype or paying my everything by my phone or whatever, far more precious is the fellowship that we've had with you and the love that we've had with you. And so I thank you so much for all you gave to Dolly and me. And I can still say, I can say Seela, mea armastame sin. Love you very much. Happy anniversary. Kallis Seela rahvas, kallid Seela armastajad, tervitan teid täna siit Viini metsade keskelt ja mõtlen teile tänu tundes, tänu palvetes. Seela on olnud oluline Jumala tööriist Eestimaal ja väga paljud inimesed on tänu teile saanud puudutatud, muudetud, õnnistatud ja juhatatud Jumala riiklikus plaanis. Mulle isiklikult on väga oluline olnud see minu kujunemisperioodis, mida ja kuidas te tegite ja kuidas te kaasasite ka mind kogu sellesse osaduskonda. Soovin teile südamest Jumala õnnistust ja minu palve on see, et laul ja evangeelium, mis teie elus ja teie kogemuses ja teie jagamuses alati kuulusid kokku, jääksid ka edaspidi kokku kuuluma.
On nii palju inimesi, kes vajavad veel teie muusikat selleks, et tunnetada Jumalat, saada õnnistatud ja leida Jeesus Kristus oma elu issandaks ja päästjaks. Olgu teil õnnistatud tähistamine täna ja kõik see, mis on ees, toogu au Jumala nimele. Aamen. Siin Seela fanklubi Stockholmist. Me tervitame teid juubeli puhul ja soovime teille Jumala õnnistust. Lühike mälestus. Natukene üle 45 aastat tagasi ma mäletan, kui istusin legendaarse Jaanus Kärneriga Looga tänaval Tallinnas. Ta hakkas rääkima elektrikitarridest ja ma mäletan väga hästi, kui ma ütlesin talle, et mul on üks hea sõber, kellel on, ja siis ma ütlesin need maagilised sõnad, Fender Stratocaster. Siis ma nägin, kuidas ta silmad hakkasid särama. 2 kuu pärast olin juba Nõukogude Liidu tollis, aga nad kirjutasid selle kitarri nime sinna tolli deklaratsiooni blanketti. See oli ju mulle väga suur probleem, aga mitte Jaanus Kärnerile. Öösel nimelt Jaanus otsis kusagilt vana Vene elektrikitarri ja kunstnikku, kes sinise värviga maalis selle Fender Stratocasteri nime sellesse Vene kitarri. Ja sellega ma läksin siis väljasõites tolli. Mul polnud aga häda midagi sellepärast, et Jaanus oli öelnud, et sõbrad palvetavad ja kõik lähevad hästi. Sellest Fender Stratocasterist sai Erkki Sven Tüüri esimene elektrikkitarr. Me soovime teile Jumala õnnistust selle juubeli puhul ja loodame, et need tervitused Rootsi kuningriigi pealinnast Stockholmist jõuavad õigel ajal kohale. Tere sõbrad! Ma ei oskagi öelda, kas mul on rohkem kahju sellest, et ma ei ole täna õhtul teiega või sellest, et teie ei ole täna õhtul minuga siin. Aga igal juhul mul on väga kahju, et me ei ole täna koos. Ma olen praegu siin kohas, mille nimi on La Kiva. Kiva on indiaanlaste vana pühapaik, kus nad korraldasid oma salajasi riitusi. Ja siit minust mitte kaugele jäävad Siissose mäed. Siissos on siin kohalike indiaanlaste keeles vaim. Et ma ei oska muud midagi öelda. Jube vahva, et te sellise ürituse ära tegite. Veel toredam, et te selle lubasite videosse võtta, nii et kunagi siis, kui ma Eestimaale tagasi tulen, jõuan mina ka vähemasti oma mõtetes sinna. Nii et soovin teile kõike head, ilusat õhtut ja äkki ikkagi kunagi kohtume ka veel. Et selle laulu sõnad said omnibussis tõlgitud pimedalt, kui ma Olustverest sõitsin Tallinnasse. Et oli vaja teha jõuluteenistuseks mingi lood ja siis ma võtsin õiguse kiriku palveraamatu, kust ma siis kiriku slaavi keeles tõlkisin ülivana Romanuse Kondaki 3 salmi. See on 1000 aastat vanad on need tekstid. Aga me tegime selle selliseks, nagu ta nüüd siis kõlab. Ja ma omalt poolt veel kommentaariks, kui tohib, siis lisan, et tegelikult on see üks osa ühest sellisest väga toredast tsüklist, mida me palju kolmekesi esitasime nendel aegadel, mis oli siis Jaagu loodud ja nõnda nimetatud folkmissa. Seal olid kõik
mis osad olid ja siis seda me kutsume siis glooriaks, eks ole. Jah. Läksid seest, jah. Rõõmusta, rõõmusta, Kristus on sündinud. Gloria, 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 in excelsis Deo. Targad matkavad, neid siis sünnitab. Iga Betleema linnas kuningar. Rõõmusta, rõõmusta, Kristus on sündinud. Gloria, 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 in excelsis Deo. Karjastele paistis valgus, ülem kui kõik ilma heldus. Rõõmusta, rõõmusta, Kristus on sündinud. Gloria, 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 in excelsis Deo. Täna Betlem võtab vastu igavese isa, igavese poja. Rõõmusta, rõõmusta, Kristus on sündinud. Gloria, 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 in excelsis Deo. Rõõmusta, rõõmusta, Kristus on sündinud. Gloria, 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 in excelsis Deo. Suur tänu. Aga meie inimeste elupäevad on siin määratud ja aeg läheb edasi. Paljud Seelaga alustanud, Seelas kaasa töötanud, on kutsutud juba siit ajast igavikku. Täna me mõtleme nende mälestusele. Jumal andku nendele rahulikku puhkust. Meie hulgast on kutsutud siit ajast igavikku Tõnu Kopli, Madis Mikkelsaar, Reet Vahur, Aino Hange, Anne Kärner, Jaanus Kärner, Tarmo Vardja, Ants Saluraid, Olga Kerm, Kuldar Tamm, Siim Poll, Märt Poll, Rein Toomsalu, Katrin Rosenblad, Marju Kuut ja Enn Jürgenson. Me kuuleme Seela liikmetele mälestuslaulu. Nii kõrgel kui maast on taeva, on sinu mõtted ja tee, mis tundmatu meile endile on teada sinule. Kas valu rõõm või leid?
issand, anna neile igavene rahu ja valgus lõpmatu paistku neile. Ja issand on öelnud, minu käes on surma ja surma valla võtmed, mina elan ja teie saate ka elama. Aamen. Suur tänu kõikide kaunite mälestuste eest, aga täna laulab Seela veel jätkuvalt. Nüüd on meil rõõm kuulata ansambel Seelat kogu oma ilgudes ja aus.
Suur tänu siit saadik. Seela on teinud muusikat alati suure rõõmuga, aga ühe kindla eesmärgiga, et kuulutada evangeeliumi, et kutsuda inimesi Jumala juurde, et inimesed saaksid päästetud. See on olnud kogu selle töö mõte ja sisu. Ma mäletan, kui ma rääkisin emale, et me Seelaga öö läbi hommikuni peame palveid. Ema küsis, mida te siis palute. Ma natuke kohkusin, ma ei osanud ütelda. Aga siis ma sain aru, et tegelikult me ootasime issandat ennast, me tahtsime tema lähedal olla ja ootasime tema õnnistust sellele tööle ja Jumal on õnnistanud. Nüüd 50 aastat on töö läinud viljakalt edasi. Ja seda tehti entusiasmiga. Harjutused olid Apteegi tänaval, esineti Merepuiesteel, kõik tehnika, võimendused, pillid tuli alati vedada Apteegi tänavalt Merepuiesteel sealt tagasi. Kui oli õnnestus mõne kaubaauto paari rubla eest saada, vedama oli hea, kui ei, siis oma jõul ja poisid imestasid, kui tugevad tüdrukud meil on, sest kastid olid suured. Muidugi harjutused olid seal väikeses Apteegi täna saalis. Herbert mängis trummi nii kõvasti kui võimalik. Aga et muu kostaks ka välja, siis tuli võimendust keerata juurde ja juurde. Ja selle keskel Jaanuse pojad magasid rahulikult oma päeva und. Muusikas ei olnud midagi, mis oleks nende magamist seganud. Toredad olid muidugi kõik laagrid, minu aeg oli lühike, aga mäletan ühte suvelaagrit, kui olime Amblas ja Aegviidus ja osalesime ka Aegviidu Luteri kiriku jumalateenistusel. No üldlaulude mängijad kokku ei olnud lepitud, olgu küll, et meie hulgas muusikuid oli tublisti. Õpetaja Vello Salum ise laulumees ei olnud ja kui laulu aeg tuli, ütles siis, et palume, et laulame nüüd selle laulu. Agarad koguduse liikmed muidugi kohe võtsid laulu ülesse, igaüks omalt kõrguselt. Tarmo Varda lootis olukorda päästa ja viiuliga hakkas siis õigelt kõrguselt mängima, aga see oli hoopis midagi muud. Ma vaatan kõrvale, mu kõrval istub Erki Ventüür, näos surm tõsine ja kogu keha rapub naerust. Ma loodan, et tulevikuski on Erkil olnud selliseid muusikaelamusi, teravaid, aga neid muusikaelamusi on jätkuvalt olnud. Ja tänagi on kaunis seda õhtut koos veeta. Ja kõik kulud, mis olid seotud Seela tegevusega, seelakad kandsid ise, ostsid ise pillid, maksid ise sõidud, ei ühtegi fondi ega koguduse poole kummardumist, et me oleks vaja. Täna maksame ka kõik ise, sinna ukse kõrval on pandud kusagile kastid. Leiame need üles ja maksame ise kõik kulud, nii et kõik arved saaksid makstud. Jumal õnnistu igat heldet andjad, aga nüüd me kuulame muusikat edasi. Kui sa ei
sinu. et olen kaugel sinust.
Tavaliselt astub Seela üles ikka siin, Tallinna metodisti kirikus, siis, kui kuulutatakse Jumala sõna. Täna jagab sõna kohalik pastor Henrik Taavet Taimla. Hea meel on tervitada nii paljusid ja hea meel on, et kirik on rahvast täis. Te olete väga teretulnud ja mulle meenub üks refrään ja seda Piret Ripsi ühest laulust. Ja selle refrääni alguses seisavad sõnad. Alles jääb laul, mis sind siirana kõnetab. Ja kui ma vaatan seda täis kirikusaali, siis ma mõtlen, et midagi vist on alles jäänud sellest ajast pool sajandit tagasi. Aga kui midagi on alles jäänud, siis midagi on ka siirana kõnetanud. Midagi on läinud südamesse. Üks teine tsitaat, mida ma tahtsin täna jagada, see on Andrew Fletcheri poolt, ütleb, et kui te annate mulle kirjutada ühe riigi, ühe rahva laulud, siis ma ei hooli üldse sellest, kes kirjutab selle riigi või rahva seadused. Kõlab natuke ülbelt, aga kui me mõtleme seda, kuidas Eesti rahvast on Jumal kandnud läbi muusika, läbi laulu, siis see ei tohiks meile võõras mõte olla. Ja kui me mõtleme sellele, et kuidas tegelikult see südamekeel ei ole mitte need paragrahvid seaduses, aga pigem see laul, mis ka isegi seaduse mõtet või sõnumit võib kanda, siis laul on see, mis kõnetab, see, mis jääb alles. Kui me loeme Vana Testamenti, mida paljud kahjuks ei tee, ja üks põhjus, miks ei tee, on see, et me ei saa sellest aru, see on meile võõras. Aga teate, paljuski Vana Testament on luule. Isegi ansambel Seela nimi, see nimi Seela, tuleb psaltrist, tuleb selle luule keskelt. Aga me ei saa sest aru, sellepärast, et see on heebra keeles luule, aga meie loeme seda omas keeles. Ja meie saame aru, et keegi räägib Jumala seadusest või seadustest ja sellest, kuidas rahvas ei suutnud seda täita ja mis nüüd kõik rahvaga juhtuma hakkab, kuna nad ei ole seda täitnud. Vana Testament on huvitav sellepärast, et seal on prohvetid justkui nagu juristid, kes tunnevad läbi ja lõhki Jumala seadust, aga panevad selle luule vormi, panevad selle nii-öelda laulu vormi, sest see on see südamekeel, millest rahvas aru saab. Kujutate seda ette, kui meie juristid, advokaadid hakkaksid laulma näiteks või loeksid ühe luuletuse, annaksid edasi oma mõtte, kõik need paragrahvid, mida nad tahavad nimetada, aga teeksid seda luule või laulu vormis. No me küll vahepeal ütleme, et seaduse esindajad või siis ka juristid luuletavad, aga me ei mõtle on ju seda päriselt, me mõtleme nagu halvas mõttes, et nad luuletavad, valetavad või ei räägi otse. Aga täpselt seda tegid Vana Testamendi prohvetid just selles mõttes, et nad võtsid seaduse, tundsid seda läbi ja lõhki, aga siis panid selle luule sisse. Panid selle laulu sisse. Ja see oli see, mis inimestele läks südamesse. Ja ma tahan täna õhtul jätta teiega selle sama mõtte, mis on siin juba kõlanud ja mida ka pastor Mego mainis, et alles peab jääma muusika, peab jääma laul, aga alles peab jääma ka evangeelium. Ja teate, palju ei võta tänasel päeval, et kuulda halbu uudiseid, kuulda kurba sõnumit. Teeme raadio lahti, ma garanteerin teile, see halb sõnum, see kurb sõnum, see jääb inimkonda saatma selle päevani, kuni tuleb see, kellest me just laulsime. Aga usklike inimeste elumissiooniks on pandud kuulutada seda head sõnumit, kuulutada seda rõõmusõnumit ja kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Ja sellepärast muusikul
kes tunneb küll laulu ja tunneb küll nooti, temal on vaja õppida ka issanda teid ja tema seadust. Sest selle kombinatsioonis on tegelikult see vägi, mis saadab, kõnetab, aga ka muudab ühte rahvast. Ja sellepärast mina tahan öelda Seelale ja kõikidele, kelle elusid Seela ja see Jumala töö läbi nende on mõjutanud, et jätke koos muusikaga alles ka see sõnum. See maailm kannab kurba sõnumit, usurahvas peab kandma rõõmusõnumit päästest Jeesusest Kristusest. Ma ütlen ühe lühikese palve, te võite lihtsalt istudes sulgeda korraks silmad ja kaasa paluda. Püha Jumal, ma tahan paluda õnnistust Seelale. Ma tänan, et siin ka nende ridades täna on näha uut põlvkonda. Ma tänan, et nende laul on jäänud alles. Jumal, et see muusika on kõnetanud ja puudutanud südameid, et see on oma siirusega kõnetanud. Jumal, ma palun, et see muusika kannaks evangeeliumi väge, kannaks elumuutvat väge selle katkise maailma keskel. Jumal, et meil oleks alati viidata temale, kes täidab kõik kõiges. Jumal, et meil oleks alati viidata Kristusele, Jeesusele. Ma tänan iga siira südame eest, kes mitte ainult täna aitab kaasa, aga igal aastal, kõik need 55 aastat. Mis tahes üritustel, mis tahes retkedel, reisidel, läbi raadio, Jumal, kõik need inimesed, kelle käsi on olnud selle töö küljes, palume sinu õnnistust, sinu hoidmist ja lase jätkuda sellel, mis on siiras, mis on sinu poolt ja mis sind austab. Amen. Südamlik tänu. Seelakaid on jõudnud sinna ja siia ja sinna, mõned päris kaugele ja üks mees, kes on jõudnud väga kaugele, aga ometi on kogu aeg siin. Erki Sven Tüür, ole hea. Aitäh, ma tahaks väga südamest tänada seda kogumit, seda Seelat, selle eest, et mu muusikalise lapsepõlve juured just selles pinnases leidsid seda nestet, millest kõik järgnev hakkas arenema. Ma kallid sõbrad, Mart, Jaak seal ja kellega me siiamaani käime tihedalt läbi ja kõik teised muidugi ka teavad seda, kuidas oli. Ma ühe loo siin nüüd laulan, mis siis tegelikult on pärit ansambli Inspe repertuaarist, aga see ansambel kasvas omakorda ju tegelikult välja ansamblist Esra, mis oli oma ette moodustis sellest Seela instrumentaalgrupist. Astusin hommikul õue, tulin meeletult tagasi. Kõik endine elu surnud, uuest sündinud ma jällegi. Kõik elu ta oli vangis, oli rauas ahelais, oli midagi selle mis põues lainetab.
unest ärkan muudetud.
Aitäh mikrofoni eest. Ja nüüd ma näen väga palju toredaid rõõmsaid nägusid ja silmi. Ja nüüd ma palun siit pingist kõik inimesed, kes on läbi käinud meie etapid vähemal või suuremal määral, palun tulge meie juurde, me laulame koos 2 laulu. Nii, nüüd ma näen kohe, eks, Ülle ja Mae ja Tiina ja kes mul siin on praegu reas? Siin on Eidi ja Toomas ja oot, veel ma näen siin neid
aga ma arvan, et te ise teate, nii et olge kenad ja tulge sinna, me teeme ühe vägeva laulmise veel. Nii et 2 laulu, tulge, Anne, kes seal on veel, ei saa, Eha, Toits, täpselt, Urmas, Marju, no näete, kõik on kenasti kohale tulnud. Nii, ja saate nüüd koos meiega ka laulda. Nii, kutsun veel, ma näen, kas on kedagi veel? Ise teate, vot nii. Merike, jaa. Joel ka. Tulge, jah. Ega seda võimalust palju ei ole selliste lauljatega ja meie kalli Isamaa parimate pillimeestega koos musitseerida. Me oleme teelised, allõõs kava päikesed. Me oleme teelised, nii suured kui väikesed. Me oleme teelised, üle kõrvel uidetud, ei ole me nautlejad, aega küll uideteks. Kusagil on kodu taevane, kodus leiab rahu. Hing meil isa sees. Kusagil on kodu taevane, kodus leiab rahu. Hing meil isa sees. Meid tervitab ahol, õnnestav sära. Meid hüvasti jäta, Eha punane värav. Meil kevad toob õitsmana, lillesülemi, meid sügis lehekulaga puistab ülemi. Kusagil on kusagil on kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Me roomud on koondunud ootuses ja tulevik särab meil lootuses. Me oleme teelised, loojangu heed, ei tea me seda, kaua rännata veel. Kusagil on kodu taevane, kusagil on kodu taevane, kodus leiab rahu, hing
Me veel ülendame oma südamet oma õnnistige Jeesuse poole. Kallis Jeesus, me südames täname selle kauni päeva eest, mis sa oled meile kinkinud. Ja nüüd me palume, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päike veereb. Issand, võta oma varju alla kõik väikesed ja suured, rõõmsad ja kurvad. Õnnista, Issand, meie maad ja meie rahvast. Me palume, Issand, rahu seal, kus on sõda. Seo sina kõik kurjuse jõud. Issand, ja anna ka kõige raskematesse paikadesse päeva lõpul rahulikku puhkust. Issand, me täname, et kui lapsed võime usaldada end sinu kätte, lapselikus usus sind paludes. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase paistama pale meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Tee on pime, valgust sa ei näe, lootused